Kaks väga olulist uudist Ukrainale korraga, üks hea ja üks halb. Ettevõte Firepoint viis esmakordselt läbi raketi FP7 katsetuse, millest saab Ukraina antiballistilise süsteemi Freya alus. Nagu ettevõte teatas, tehakse praegu jõupingutusi selle nimel, et Ukraina suudaks oma õhuruumi iseseisvalt kaitsta. Ja sellest lähtuvalt tuleb teine uudis. Ukrainal on endiselt puudus Patriot õhutõrjesüsteemi PAK-3 rakettidest. Ja eelmisel päeval tunnistas Volodõmõr Zelenskõi, et põhjus ei seisne ainult Donald Trumpi administratsioonis. Ukrainal on kõrgeimal poliitilisel tasandil kokkulepe Patriot õhutõrjesüsteemide soetamiseks, kuid selle lepingu raames pole isegi veel juriidilisi samme astutud. Miks? Seda küsimust arutame samuti selles saates koos teiega. Minu nimi on Aleksei Pitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Olen teile selle eest tänulik. Ja tellige minu Telegrami kanal Pitši uudised, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, NATO peasekretäri Marko Riute visiidi ajal Kiievis teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Ukrainal on endiselt puudus Patriot-süsteemide jaoks vajalikest PAK-3 rakettidest. Riute omakorda ütles, et PAK-2 ja PAK-3 raketid jäävad üheks Ukraina kaitse võtmeelemendiks Venemaa õhurünnakute vastu. Ja tema sõnul jätkuvad nende laskemoonade tarned Ameerika Ühendriikidest pidevalt. NATO peasekretäri sõnul kinnitasid liitlased samuti valmisolekut jätkata Purel programmi rahastamist, mille kaudu tagatakse rakettide tarnimine Ukrainale. Ja nüüd tsitaat Marko Riutelt. Kuid alati on olemas riskid, et intensiivsed sõjalised operatsioonid mõjutavad olemasolevaid varusid. Kuid see ei mõjuta Purelit, võib-olla tulevikus, aga mitte praegu. Me teeme kõik, et veenduda, et tootmist suurendatakse, et saaksime tarnida seda, mis meil ladudes on. Samal ajal märkis Zelenskõi, et PAK-3 rakettide puudus Ukrainas ei tekkinud täna. Tema sõnul andsid partnerid neid varem väikestes kogustes, kuid olukord muutus pärast Lähis-Ida konflikti algust. Edasi tsitaat Zelenskõilt. Me saime partneritelt PAK-3 rakette vastavas koguses, kuid hiljem vähendati nende arvu 6 kordades. See ei olnud tingitud rahapuudusest. Siin töötasime kõik, me hakkasime ostma, me leidsime raha, me tagasime selle. Aga ikkagi oli kogus väiksem pärast Lähis-Ida konflikti algust. Zelenskõi rõhutas samuti, et tarnete vähenemine puudutas mitte ainult Patrioti PAK-3 rakette, vaid ka teisi relvaliike. Osa vajadustest õnnestus katta Ukraina enda tootmisega, kuid PAK-3 rakette pole seni võimalik asendada. Seetõttu sai eraldi töövaldkonnaks läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega litsentsi saamiseks. Patriot-süsteemide tootmiseks Ukraina territooriumil. Ja edasi toon veel ühe väga olulise tsitaadi Zelenskõilt. Me rääkisime omal ajal USA eelmise administratsiooniga ja samuti räägime praeguse administratsiooniga litsentside kohta Patriot-süsteemide tootmiseks, et neid oleks võimalik toota Ukrainas või koos NATO partneritega. See langeb kokku USA presidendi Donald Trumpi senise kursiga, et Euroopa suudaks ise oma kaitseks rohkem teha. Me keskendume sellele ka edaspidi. Olen tänulik kõigile partneritele, kes aitavad selle sõnumi Ameerikale edastamisel, et me Euroopas suudame toota seda, mis aitab nii Euroopat, Ameerikat kui ka liitlasi. Ja see puudutab eelkõige Patrioti. Aga siin on üks väga kummaline nüanss. Volodõmõr Zelenskõi ründas äkitselt raevukalt oma ametnikke ja seadis neile isegi tähtaja. Ukraina presidendi sõnul on Ukrainal kõrgeimal poliitilisel tasandil kokkulepe Patriot õhutõrjesüsteemide soetamiseks. Jutt käib ostmisest, kuid selle lepingu raames pole isegi veel juriidilisi samme läbi töötatud. See tähendab, et küsimus ei seisne ainult Donald Trumpi administratsioonis. Väidetavalt on kokkulepe Patriot õhutõrjesüsteemide ostmiseks toppama jäänud finants, juriidilisel ja tehnilisel tasandil, keegi justkui ei tee oma tööd korralikult. Seetõttu on Ukraina ametnike ülesandeks selle Patriot lepingu kiirendamine. Ja see saab olema kaasatud ametnike isiklik vastutus, ütleb meile Zelenskõi.
no nii-öelda lendavad pead, kui Ukraina ei suuda peagi esimesi Patriot-süsteeme osta. Ja edasi toon veel ühe tsitaadi Zelenskilt. Euroopa toetuspaketi vahendid Ukrainale mahus 90 miljardit eurot ja teised meie rahalised ressursid peavad töötama võimalikult kiiresti just nende ülesannete täitmiseks, mis tagavad ukrainlaste elu kaitse. Annan täpselt nädala kõigi ettevalmistavate sammude jaoks. Ootan aruannet juba reedel, pärast mida on kas selgus Patrioti ostulepingu täitmise osas või tehakse tõsised personalimuudatused. Kui aus olla, siis see kõlab väga odavalt. Umbes nii, et saar on hea, aga bojaarid on halvad. Aga muidugi pole minu asi järeldusi teha. Samal ajal on ka häid uudiseid. Ettevõtte Firepoint viis esmakordselt läbi raketi FP7X katsetuse, mis saab Freya antiballistilise süsteemi aluseks. Ettevõte teatas, et praegu tehakse jõupingutusi selle nimel, et Ukraina suudaks oma õhuruumi iseseisvalt Vene rakettide eest kaitsta. Ja nagu ettevõte märkis, on iga uue raketi edukas katsetus samm riigi tehnoloogilise suveräänsuse suunas. Firepointi konstruktor Dennis Stillermann avalikustas raketi FP7X omadused. Eelkõige on laskemoona valmistatud komposiitmaterjalidest ja see suudab saavutada kiiruse 1500 kuni 2000 meetrit sekundis. Selle pikkus on 7 meetrit ja 25 sentimeetrit. Välimine läbimõõt 1,15 meetrit, samas kui kere läbimõõt ulatub 53 sentimeetrini. Rakett on varustatud poolaktiivse infrapuna isesihtimispeaga, mille arendamist plaanitakse teha koostöös Saksa ettevõttega DL Defense. Tuntud, te kindlasti teate seda, see toodab neid õhutõrjesüsteeme Iris-T, mida me saame sakslastelt. Siin tekib väike segadus. Tundub, et siin meile ei avata veel kõiki kaarte. Stillermann ütles hiljutises intervjuus, et pole mõtet lasta ballistilist raketti FP7, mis maksab $500–600 000 ja mille lahinguosa on 200 kilogrammi 300 kilomeetri kaugusele, kui saab lasta hulga droone FP2, mis maksavad $40 000 tükk ja millel on seesama 200 kilone lahinguosa 370 kilomeetri kaugusele. Et sügiseks nad lubasid nii. Sügiseks on juba valmis ballistiline rakett FP9, mis lendab 700 kilomeetrit. Ja siis hakkame selle raketiga pommitama Moskvad. Oodake raketi FP9, aga FP7 pole nagu mõtet toota, sest see on nii-öelda lühimaa ballistika. Ja siis paljud tõlgendasid seda Stillermanni avaldust kui selle lühimaa ballistika matuseid. Ja nüüd kirjeldab ettevõtte Firepoint FP7, mille Stillermann oli maha kandnud tulevase raketitõrje raketi alusena, mitte kui ballistilist raketti. See tähendab, et need on veidi erinevad klassid, püüdurrakett ja ballistiline rakett. Praegu käib jutt katsetustest ja pole veel päris selge, millal me seda süsteemi töös näeme. Aga arvestades, et Patriotiga on tõsine probleem ja puudus, tundub, et ettevõtet hakatakse selle idee elluviimisel väga tagant kiirustama. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse. Lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.